3 pealkirja, 1 ohtlik küsimus. Kas Iisraeli vastane liit on just hakanud lagunema? Liibanon on katkestamas sidemeid Hezbollahga. Iraan paneb president Trumpi kannatlikkuse proovile Hormuzi väinas ja Gaza sees. Protestid puhkevad juba ka Hamasi enda vastu. Kas see on millegi lõpu algus või hoopis millegi veelgi ohtlikuma algus? Olgu, mis sel nädalal juhtus. Iisrael ja Liibanon on jõudnud kokkuleppele. Ja üllatus, Hezbollah lükkas selle tagasi. Kas me ootasime midagi muud? Ta suutis sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumi, mis on ametlik teadaanne. Tema saavutuste hulgas on kohtumised Ameerika ja Iisraeliga ning ükski kohustus, mis on vastuolus Liibanoni suveräänsusega, ei lähe läbi. Ja kellelgi pole õigust midagi allkirjastada ega midagi vastu võtta Iisraeli vastu, ilma et oleks kindlaid tõendeid. Ja just nii see ka juhtub. Aga mida ütlevad inimesed Liibanoni tänavatel selle kokkuleppe kohta? Vaata seda. Me oleme seda juba pikka aega teinud. Me oleme olnud sõdades 40 aastat. Me käime edasi-tagasi. Seal on häving, siin on häving, seal on väljaränne, siin on häving, seal on häving, seal on väljaränne. Lähme Jeruusalemma ja siis lähme tagasi lõunasse. See juhtubki. See on hadis, mis peab lõppema. See on sõdade ajastu. Keda sa selle sõja eest süüdistad? Ma süüdistan Hezbollahd. Ja nad jätkavad inimeste petmist valedega. Me vallutame nad. Meil on võit. Meil on. Mis? See on hullumeelne. Ta tahab ikka veel ellu viia väljaspoolt tulevat päevakorda, mõtlemata oma tulevikule, lastele ja verele. Täna räägime sellest, et üle 75% šiitide sektist lükkab tagasi Iraanis toimuva kohtumise koos relvade loovutamisega. Koos rahulepinguga Iisraeliga. Aga viimasel rühmal sellel planeedil pole õigust meid hukka mõista ega isegi küsida meilt rahu poole liikumise kohta. Hezbollah. Miks? Sest see grupp, kes ei küsi sinult midagi, kui sa lähed sõtta, ei unusta ka siis, kui sa lähed rahu tegema. Olgu. Nüüd ma arvan, et strateegiliselt, olenemata sellest, kas see tegelikkuses toimib või mitte, olgem ausad, Hezbollah on ikka veel olemas. Nad ei kadunud kuhugi sellepärast, et see leping allkirjastati. Aga see on oluline hetk ajaloos, kus Liibanoni valitsus on põhimõtteliselt öelnud, et aitab küll. Me ei ole Iraani Islamivabariigi vasallriik. Me tahame rahu. Me ei taha seda enam. Ja me ei taha seda okupatsiooni enam. Ja loomulikult on Iraani Islamivabariik hullumas. Ja Hezbollah tuli välja öeldes, et loomulikult on see reetmine ning nüüd ähvardab parlament. Aga ma arvan, et me peame siiski seda tunnistama. See on tõesti väga oluline hetk, kui me eraldame head Liibanoni inimesed nendest kohutavatest islamistidest, kes on nende elu õnnetuks teinud. Kuidas see kõik edasi läheb? Ja ma ei usu, et Islamivabariik laseb sellel nii lihtsalt minna. Ma ei usu ka, et nad lasevad sellel juhtuda. Ma arvan, et me näeme, kuidas Hezbollah ja islami režiim teevad kõik endast oleneva, et seda kokkulepet nurjata, aga see on siiski ajalooline. See on esimene kokkulepe, mida me oleme näinud alates 1983 aastast. Eelmine kokkulepe kukkus lõpuks läbi just Hezbollah ja Islamivabariigi tõttu. Aga see on tõesti ajalooline, et Iisraeli riigi ja Liibanoni riigi vahel on selline kokkulepe sõlmitud. Lõpuks tunnistatakse tegelikult oma enda suveräänsust oma territooriumi üle. Seda on režiim alates 1983 aastast või 1982 aastast, kui Hezbollah loodi, nii tugevalt ohustanud ja seda õõnestanud. Nii et ma olen optimistlik. Ma arvan, et see on suurepärane, et nad suutsid jõuda kokkuleppele, mis teatud mõttes õõnestab väga-väga ohtlikku vastastikuse mõistmise memorandumit Islamivabariigiga. Aga tead, me ei peaks, see on nagu välisminister Rubio ütles, ma peaaegu ütlesin president Rubio. Palun Jumal, palun, inshallah. Ja tema esimesed kommentaarid olid, et see on suurepärane esimene samm, aga see on alles esimene samm. Ja see ongi täpselt õige. See ongi õige viis sellele läheneda. Ja praegu oleme optimistlikud, aga vaatame, mis saab, sest me teame, et Hezbollah kasutab liibanonlaste endi vastu kõiki võimalikke vahendeid. Sealhulgas ähvardades. Ma mõtlen, nad on varem riigijuhte mõrvanud. Täpselt. Liibanonis? Täpselt. Kõik, kes on proovinud midagi sellist teha või riiki normaliseerida või neid välja visata, on nad mõrvanud, nad on riigi hävitanud, nad on riigi majanduslikult ruineerinud.
ja nüüd nad kavatsevad, ma arvan, Iraani leppe kaudu muidugi proovida meid saboteerida. Ja kas see polegi see, mida me sel nädalavahetusel nägime? Kas sa arvad, et see on seotud Liibanoni leppega? See, et nad nüüd jälle Hormuzi väinast tulistavad? Absoluutselt. Ma arvan, et see, mida me oleme näinud, eriti pärast 2020 aastat, on see suurem sõda normaliseerimise vastu, sõda rahu vastu. See on tõesti päevaselge. Ja loomulikult nad püüavad seda rahumeelset raamistikku ja Liibanoni rahvaõigust, nagu sa ütlesid, Emily, säilitada, taastada, tagasi saada oma suveräänsus, ohustada. Ja see on tõesti oluline, sest me näeme, et seda retoorikat rõhutavad veelgi Rubio ning Liibanoni suursaadik Washingtonis. Ja nad püüavad oma elanikkonda veenda mõistma, et see ei puuduta tegelikult ainult Iisraeli. See puudutab meie rahva, meie kultuuri, meie rahvusriigi ellujäämist. Liibanoni rahval on sellest küllalt saanud. Tead, nende suveräänsust on rikkunud kõik, alates Islamivabariigist kuni panarabistide ja Süüria paatistide Al-Assadi režiimini. Nad on tõesti kannatanud Hezbollah migrantide sissevoolu tõttu Liibanoni ja see on ka minu kutse läänele veel kord tõesti süveneda ja vaadata kaugemale propagandistlikest pealkirjadest. Sest kui sa mõistad isegi neid rändemustreid, mis Lähis-Idas toimusid, kuidas Hezbollah saatis võitlejaid Liibanoni, et seda veelgi enam hävitada. Ja nüüd märkad, et president Trump ütles umbes 10 päeva tagasi, et tead, ma tegelikult ei usalda iisraellasi. Jah, et leida rahulepet Liibanoniga, ma proovin ja ma ei usalda liibanonlasi, et nad ise sellega hakkama saaksid. Nii et tead mis? Ma kutsun süürlased Liibanoni sisse tulema. Et tegelikult suruda mingisugust rahuteed ja vabaneda Iraani käsilastest. Ja ma arvan, et see on tõesti tark, sest mida president ütleb on see, et ta kutsub esile sisemist kriitikat selle välismaise sekkumise idee suhtes Liibanonis ja tõukab tõeliselt vabadust ja suveräänsust pooldavaid liibanonlasi ise asju enda kätte võtma ja Hezbollahaga lõplikult võitlema. Vaata, isegi selle rahuraamistiku puhul ei juhtu see üleöö. Ma arvan, et alati läheb enne hullemaks, kui paremaks läheb. Me näeme sügavamaid lahkarvamusi ja vastasseisu suveräänsust pooldavate liibanonlaste ja koloniaal Hezbollahaga seotud liibanonlaste vahel. Ja see võtab ilmselt paar aastat aega. Ja, aga vähemalt sa alustasid. Sa ütlesid mulle paar nädalat tagasi, Shaman, ma arvan, et see oli tõesti üks targemaid asju, mida ma olen kuulnud, kui Trump ütles seda Süüria kohta. Ja me kõik solvusime. Sina olid nagu ei. Asi, mida liibanonlased vihkavad palju rohkem kui midagi muud, on see, kui süürlased sekkuma hakkavad. Sest loomulikult olid süürlased osa nende tapmisest. Ja nad on alati olnud vaenlased. Ja nagu sa ütlesid, see on nagu liibanonlaste sundimine võtma natuke autonoomiat endale. Ja samal ajal, kui rääkida Islamivabariigi ja USA vahelise kokkuleppe õõnestamisest, siis see ütleb, et me jääme oma kollasele joonele, eks. Tegelikult ei jää. Nii et me anname natuke sümboolselt järele, taandume siin-seal sümboolselt. Aga uus riikliku julgeoleku doktriin, mille me oleme kehtestanud alates 7. oktoobrist ja mis oli ka varem kasutusel, kuni me selle unustasime, ütleb, et tulevaba tsoon ei ole meie territooriumil. See on nende territooriumil ja meie sõdurid on endiselt seal. Lihtsalt nii ongi. Ja ma nägin eile hilisõhtul tohutut plahvatust. Iisraeli kaitsevägi hävitas suure tunneli, mille Hezbollah oli ehitanud. Kilomeetri pikkune. Hullumeelne. Inimestel pole aimugi, mida Hezbollah on teinud Liibanoni tsiviilelanike, elanike, linnaosade ja kogu Liibanoni maastikuga. See ongi nii. See hõivab Lõuna-Liibanoni ja tegelikult suure osa Liibanonist, kui rääkida turvalisusest või õigemini ebaturvalisusest, sest nad on geriljasõdalased. Nad eksisteerivad ainult selleks, et tappa iisraellasi. See on nagu see mees, kes andis intervjuu CNN-is ja ütles lihtsalt, et ilma meieta pole rahu. Ilma meieta tahavad liibanonlased, see on ilmselt mingi 18-20 aastane ajupestud noor, kellel pole ajaloost aimugi. Ja tegelikult ei tule süürlased siia rahu tooma.
inimesed ei saa üldse aru, nad lihtsalt ei mõista Lähis-Ida olukorda. Isegi mina ei saa aru ja ma tean, et ma ei saa aru, aga ma tean ikkagi palju rohkem kui nemad. Nii et kui kutsuda süürlased Liibanoni, ei saa meie sõdurid lahkuda, sest meie külad ja linnad on otse piiri ääres. Otse piiri ääres. Meil ei ole puhvertsooni. Mis juhtus Gazas? Ja see ongi põhjus, miks mis tegelikult on vana doktriin, on nüüd me oleme selle nüüd asendanud. Meil on sõna otseses mõttes umbes 60% Gazast, 53. 60%, mõned ütlevad, et Bibi surub selle 70 peale. Ja nüüd on meil kogu ala Litani jõest lõuna pool. Ma arvan, et me jätsime natuke Litani jõest põhja poole. Meie sõdurid on seal, see on äärmiselt ohtlik. Meil saab iga päev sõdureid surma, aga lõpuks elab Iisraeli põhjaosas 100 000 inimest, kes pole saanud 3 aastat normaalset elu elada. 3 aastat. Mida me siis tegema peame? Ja ma arvan, et inimesed tegelikult ei teadvusta, mis toimub. Ja loodame, et see on algus sellele, et Liibanon liitub Abrahami kokkulepetega ja nagu teate, normaliseerumise ajastu algab. Ma arvan, et ma olen üsna kindel, et Araabia Ühendemiraadid ja Iisrael on praegu toimuva taga. Ma näen palju arutelu heas mõttes. Ma mõtlen, kuule, Araabia Ühendemiraadid on väga selge pilguga vastuseismisel. Moslemi vennaskonnale, islami vabariigile ja piirkonna poliitilisele islamile vastuastumisel. Nad on selles väga selged. Ja neid tuleks toetada, sest nad on Iisraeli parim liitlane piirkonnas. Nad on Ameerika Ühendriikide parim liitlane piirkonnas. Seetõttu järgivad nad piirkondlikku strateegiat, kus nad tegelikult enam isegi ei räägi ohjeldamisest. Nad võivad küll midagi öelda avalikult, diplomaatiliselt, kuid strateegiliselt teavad ja mõistavad nad ohtu paremini kui enamik. Ja neid ei huvita ohjeldamine. Ja nad on 100% nõus Iisraeli doktriiniga pärast 7. oktoobrit, sest nad teavad, et nende äärmuslastega ei saa rahu olla. Seega peame kõik kokku tulema ja tõesti looma ning süvendama seda julgeolekuarhitektuuri. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid peavad selle piirkonna eest tõeliselt hoolt kandma, sest ilma selleta ei tule rahu. Kellelgi ei ole neid, kogu maailmal on need. Aga liigume Iraani juurde, Emily. Mis seal toimub pärast rahulepingut, mis on nüüdseks saanud milleks? Rahuleppeks. Rahulepe, mis on nüüdseks saanud, meil on uus olukord, tead küll, see mees, nemad tulistasid rakette, meie tulistasime vastu, nad ründasid laeva, Ameerika lõi vastu, nad ründasid jälle. Ma mõtlen, kas see peab vastu? Nad on nüüd öelnud, et jätkavad läbirääkimisi. Mis toimub? Ma ei tea, kas need peatusid, kas läbirääkimised üldse kunagi katkesid, ma tegelikult ei tea, sest need jätkusid samal ajal, kui neid rikuti, samal ajal, kui väin oli avatud, samal ajal, kui väin oli suletud. Ja. Tegelikult ei tea keegi midagi, mitte midagi, mis tegelikult toimub. Aga jah, see on naeruväärne, see on nagu tsirkusetendus ja mind ei üllata, sest J.D. Vance juhib seda. Ja võib-olla oleme natuke kallutatud, aga mind ei avalda enamik asju, mis tulevad J.D. Vance'i suust, eriti tema nõunikud ja need, kes teda nõustavad, Sohrab Amhari ja Kadrita Barsi, kui jutt käib Iraani poliitikast või sellest, et Katari kirjutud tegelikult USA välispoliitikat, nagu paljudes raportites eelmise nädalal nägime. Nii et selles vallas toimub palju hirmutavaid asju. Ma ei usu, et see vastastikuse mõistmise memorandum on väärt paberit, millele see on kirjutatud. Ma ei usu, et see peab vastu. Ma arvan, et see on ajutine lahendus Valge Maja sisepoliitilise surve tõttu. Ja eks näis, mis sellest saab. Ja nafta voolab endiselt. Nafta hind on langenud. Jah. Ja tundub, et see ongi ainus, mis neid huvitab. Nagu natuke õhku. Tuleb välja, jah. See on kergendus. Vaata, võib-olla nad suudavad seda venitada kuni tipphetkeni, kuni vahevalimisteni. See oleks minu arvates tõesti strateegiline, sest me ei taha, et Trumpile süüdistus esitataks. Ausalt öeldes me ei taha, et Vabariiklik partei praegu positsiooni kaotaks, sest nemad on ainsad suveräänistid, kes tõesti püüavad Ameerikas demokraatlikke institutsioone säilitada. Ja ma ütlen seda täiesti siiralt. Ma ütlen seda erapooletu inimesena, kuid kui demokraatia laguneb seespoolt, siis on Vabariiklikus parteis palju pahatahtlikke tegutsejaid. Trumpi administratsioonis on pahatahtlikke tegutsejaid, kes poevad Katari, Türgi ja Egiptuse ligi. Ja me peame selles osas olema kaine pilguga ning neid hukka mõistma.
kuid siiski ei saa me endale lubada, et demokraadid võtaksid praegu enda kätte kõige olulisemad kojad, sest nad on nii kaugele läinud. ja mul on valus seda öelda endise demokraadina, kes on olnud poliitiliselt kodutu alates 7. oktoobrist. Nii et jah. Kas sa oled valinud väiksema kurja? Jaa. Vaata, mis toimub sinu osariigis, New Yorgis. Ma tean, ma ei suuda sellele mõtlemist lõpetada. Kõik need videod, see on lihtsalt masendav. Jah. Ja mul on palju sugulasi New Yorgis. Ja ma ei tahagi neilt küsida, kas te hääletate ikka veel demokraatide poolt. Ei, isegi demokraadid ise ei hääleta demokraatide poolt. Kindlasti mitte. Nad ei saa. Pole kedagi, kelle poolt hääletada. Ükskõik milline demokraat, kes kandideerib või on ametis, vaata, mida nad on teinud. Vaata, mida nad tegid Goldmanile lihtsalt sellepärast, et ta on juut. Nad viskasid ta kohvikust välja. Me ei taha sinu AIPAC-i raha. Ta ei võta AIPAC-i raha. Tal pole sellega midagi pistmist, aga ta on süüdi lihtsalt sellepärast, et ta on juut. Ja ummudid, kes valituks osutuvad, on need, kes AIPAC-ist ja Iisraelist lahti ütlevad. Ei. Ta pole isegi, sellest ei piisa. Vaata seda meest, mis ta nimi oligi? Miina. Ei, me peame selle ette mängima. Samal ajal. Richie Torres, jumal ennistagu teda, võidab. Väga suurepärane, nagu sa ütled oma sionismi ja seisukohtade osas, väga selge, ta võidab. Juudid, võtke õppust Richie Torreselt, kes ei vabanda kunagi selle eest, kes ta on, ja võidab, sest see, mida nad teilt välja pressivad, ei ole neile kunagi piisav. Õige. Jaa. See on naeruväärne. Sa ei saa kiusatajaga läbi rääkida. Annad neile sõrme, võtavad terve käe. Sa ei saa. No TSA kandidaadid on olnud üsna avameelsed selles osas, et nad üritavad hävitada lääne tsivilisatsiooni, mõnel juhul isegi otsesõnu. Täpselt nii. Impeeriumi kõhu hävitamine. Jah, täpselt nii. Ja see Darja Avila. Mis tema nimi on? Ma unustasin tema perekonna nime. Ta ütles, vabandust, Ameerika on maailma halvim riik. Hävitage impeerium. Ta ütles seda kõike. Ja ta ütles seda väga selgelt. Teate, tal oli intervjuu ja keegi küsis temalt, et kas oled kommunist. Ja ta vastas, et ma arvan, et me peame siltide häbimärgistamise lõpetama. Teeme kommunismi normaalseks. Aga tead, miks nad seda teevad? Kuuba näiteks. Nad teevad seda selleks, et panna ameeriklasi oma riigi pärast halvasti tundma ja muuta riik kaitsetuks. Välisagentide ees, välissekkumise ees. Et sul ei oleks piisavalt uhkust ja isamaalisust, et oma suveräänsust kaitsta. Arva ära, kes on seda juba kogenud. Kogu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika. Ja niil on. Seetõttu näeti nii suur kontrasti lääne vasakpoolsete ja tõusva uue Lähis-Ida vahel, kuhu, nagu sa mainisid, kuuluvad Emiraadid ja loodetavasti ka Ameerika Ühendriigid ning Iisrael. Teine tegur on Iraani rahvas ja üha enam ka Liibanoni rahvas. Ma mõtlen, sest nemad on teised vähemused. Sest nad teavad, ma ei unusta seda kunagi. Ja see juhtus mõnda aega tagasi Abu Dhabis, ühe ülikooli lõpuaktusel. Üks mees tõuseb püsti, tal on peas Palestiina red ja käes Palestiina lipp. 10 tunni jooksul on ta riigist väljas. Ei mingit aga, ei mingit kui, kõik, see ongi kõik. Te ei näe nendes kohtades ühtegi protesti, sest nad teavad, millega on tegu ja nad teavad, kuidas moslemi vennaskond hiilib sisse, aga tundub, et läänes pole seda ikka veel mõistetud. Ta ei varja end isegi. On üks noor YouTuber, ma unustasin tema nime, vabandust, mul on viimasel ajal nimede meeldejätmisega väga kehvasti. Ja ta käis Suurbritannias ning intervjueeris täiesti tavalisi moslemeid Birminghamis. Jah, eks? Lihtsalt räägi mulle, tead küll millest. Miks sa vestled makke kindlaks, et sa ei hiline? Vabasta 1-2. Ja nad on lihtsalt nagu, meie šariaadi seadus on rahumeelne, see on imeline ja kogu maailm saab olema šariaadi seadus all. Nii et muidugi, just seda me tahame. Ja sa võid oma naist lüüa, aga sa ei tohi tead küll see on aga ainult siis, kui ta on tõesti halb. Aga nad ei varja seda. See tähendab, et igaüks, kes ütleb, et ei, see pole see, mida nad tahavad, kaitseb inimesi, keda pole vaja selle eest kaitsta. Nad ütlevad seda valjult välja. Ja lääs on nagu, ei, ma ei suuda seda mõista. Ma ei mõtle seda, see on enesetapp, see on enesetapjalik, aga minu jaoks on see tõeline rassism. Tõeline rassism on see, kui me ei usu sind, kui sa ütled meile, et tahad meid tappa, sest mis sa siis oled? Sa oled talupoeg ja primitiivne. Jah, see on rassism, see on tõeline rassism, sa ei võta neid nende sõna pealt. Ja veel üks piirkond, mis minu arvates saab olema probleemiks moslemi vennaskonnale ja juba on probleemiks, on Gaza. Alates sellest nädalast hakkame igal nädalal tegema väikest rubriiki nimega Lugu, mida peavoolumeedia ei kajastanud.
aga vaadake, mis praegu Gazas toimub. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes oli näha, kuidas sajad palestiinlased tulid reedel Gaza sektoris tänavatele, et protesteerida Hamasi terrorirühmituse vastu. Meeleavaldajad kandsid plakateid kirjaga Jumala tahtel Hamas välja. Me ei ole etturid ja me tahame elada. 26 juunil oli kogu Gaza sektoris kavandatud protestid 18 erinevas kohas, kus gazalased nõudsid Hamasi relvitustamist ja võimu üleandmist ülemineku valitsusele. Me ei lähe. Minna, keegi ei otsi meid, vabatahtlikke pole. Keegi ei otsi meid. Kõik nad on vargad. Me kõik oleme araablased. Me kõik oleme araablased. See pole haavu, keegi ei otsi meid. Nad tulevad meie juurde, et sellest probleemist rääkida. Kuidas see siis välja kukub, Emily? Tõesti, mul pole aimugi. Ma arvan lihtsalt, et kõige värskemad küsitlused räägivad olukorra kohta Gazas väga palju. Sest me teame, et pärast 7. oktoobrit toetas enamik gazaalasi ning ka palestiinlasi Läänekaldal ja Juudamaal ning Samaarias seda samuti. Rohkem kui, ma arvan, et see oli umbes 80% ja Läänekaldal oli isegi kõrgem 83%. Jah. Nii et Hamasele 7. oktoobri tegudel oli laialdane toetus. Me nägime, kuidas nad tänavatel reageerisid, kui meie pantvangid veeti kastiautode tagaosas. Lapsed peksid neid torudega. Lapsed Gaza tänavatel. Aga nüüd näitavad viimased küsitlused, et olukord on justkui muutunud. Umbes 60-70% on vastu Hamasi võimule. Nad on vastu sellele, et Hamas jääks võimule. See ei tähenda, et ühiskond oleks radikaliseerumisest vabanenud. Kindlasti ei ole. Ärge laske end sellest eksitada. Aga see on samm õiges suunas, et inimesed mõistavad, et võib-olla ei ole meie jaoks kasulik toetada hullumeelset džihadistlikku terroriorganisatsiooni, mis on meid 20 aasta jooksul 5 miljonit korda sõtta tõmmanud. See on hea märk. On hea, et toimuvad protestid. Muidugi nägime, kuidas Hamas reageeris väga jõuliselt, püüdes neid proteste maha suruda. Isegi mõnel juhul enne, kui need üldse algasid. Aga ma mõtlen, et kõik uudised selles vallas, iga liikumine Hamasi vastu on vist hea märk. Ma mõtlen, küsimus on tegelikult selles rahunõukogus, kas see on tõhus? Kas see teeb oma tööd? Kas see asendab Hamasi võimu? Kas keegi üldse hakkab neid relvi koguma? Olgem ausad. Ma ei usu, et keegi seda teeb või keegi suudab seda teha, välja arvatud Iisraeli sõdurid. Aga tead, võib-olla on see lihtsalt inimeste meeleheide, mis kas sunnib neid Gazast lahkuma. Ja? Ma arvan, et paljud, kes saavad, lähevadki ära ja kõik käib raha ümber. Ja? Kõik käib raha ümber. Tead, ilmusid raportid. Ma kuulsin seda inimestelt, kes olid seal. $10,000 ja sa saad Egiptusesse minna. Ja need, kes suutsid raha kokku ajada, lahkusidki. Ja, nagu iga normaalne inimene teeks. Ja küe, kes on jäänud, on kas Hamas või need, kellel polnud selleks raha. Mileheid. Või lihtsalt... Ja ma tahan lihtsalt midagi selgitada, sest ilmselgelt niipea, kui me näeme palestiinlast, kes on Hamasi äärmusluse vastu, on kõik moslemi vennaskonna propagandistide pilgud temal. Et neid diskrediteerida, öeldes, et see on sellepärast, et neil on Iisraeli toetus, neil on Iisraeli kaitseväe toetus ja nii edasi. Ma tegelikult intervjueerisin hulka sõpru, kes on Gazas kohapeal. Gazas ja Palestiina aktiviste, kes on Hamasi vastu, et teada saada tõde, kas seda tõesti toetab Iisrael. Selgub, et üldse mitte. Need on inimesed, see on organiseeritud Mohammed Tahani parteiga seotud inimeste poolt Gazas. Me ei tea, kas Mohammed Tahan ise seda tegelikult toetab või mitte. Seni olen kuulnud, et Tahan ise otseselt ei toeta, kuid nad usuvad tema parteisse. Nii et nad usuvad alternatiivsesse juhtimisse Gazas. Ja see on tõesti huvitav, sest alates sellest, kui moslemite propaganda, moslemi vennaskonna propaganda kampaania on valla päästetud, teil on nende Gaza perekondade liikmed, nagu šeigid, vanemad, kes räägivad teismelistele ja sellistele mässumeelsetele inimestele. Need juhivad liikumist eemale hoidumiseks, sest Hamasiga võivad nad hätta sattuda. Hamas sihib neid, tapab nad, sest nad on äärmusluse vastu, loomulikult. Niile, kes ei tea, Mohammed Tahlan oli Fatahi liige. Ta visati Fatahist välja, ma arvan. Kas Hamas oli ta peaaegu tapnud? Peaaegu Hamasi poolt tapetud, Iisrael päästis ta. Iisrael päästis ta ja ta on viimased 10 aastat elanud luksuslikku elu Abu Dhabis. Ta on töötanud riikliku julgeolekunõunikuna. Võib-olla on see tulevik, ma ei tea.
Tahlan tuleb tagasi, võtab Gaza üle ja annab oma rahvale midagi. Jääb vaid loota. Ja seni hakkame me jätkama sinu lemmikrubriigiga Nädala lurjus. Olgu daamid, jälle üks nädal. Nii palju uusi lurjuseid, nii palju. Oli nii tore olla eelmisel nädalal ajakirjanike konverentsil, sest kuhu iganes me läksime, inimesed tulid meie juurde ja pakkusid nädala lurjuse kandidaate. See näitab, kui populaarne see rubriik on. Ma arvan, et see on omamoodi teraapia. Ma olen seda alati öelnud. Ja me jätkame sellega. Olgu, Shoshana, alustame sinust. Kes on sinu nädala tagasituleja? Sel nädalal on minu lurjus Rahel Griffin Akerso. Võite teda tunda kui Miss Rahelit, kellel on miljonite laste tähelepanu ja mõtted, kuid tegelikult on ta lihtsalt patsidega propagandanukk. Tema viimane tiraad mõistab hukka juhtide vaikuse Gaza teemal, kasutades viimast ÜRO tellitud raportit, mis väidab, et Iisrael sihilikult ründab lapsi käimasolevas genotsiidis. Kus sa oled olnud? Juhid, mis pani teid rääkima teiste inimeste inimõigustest, aga mitte Gaza laste omadest? Kas te ei näinud neid lapsi lastena lihtsalt sellepärast, kus nad sündisid? Kas te ei arvanud, et need 20 000 last, kes tapeti ja lugematud teised, kes on rusude all või surid nälga ja muudesse haigustesse, mida oleks nii lihtne ravida, väärivad samuti tähelepanu? Kas te ei arvanud, et neid lapsi armastati sama palju? Kas neid ei peetud sama kalliks? Kas te ei arvanud, et neil olid tuksuvad südamed nagu teie lastelgi? Kus te olete olnud, inimesed, keda me imetlesime? Te ei tahtnud kaotada oma mainet ega võimu, oma raha. Kuidas te saate öösel magada teades, et te ei öelnud midagi? Aga Rahel teab, et Gaza on maailma kõige enam räägitud konflikt, mis on esikülgedel ja pealkirjades rohkem kui kõik teised konfliktid kokku. Rohkem kui kristlased, keda tapetakse kirikutes ja külades Nigeerias. Lisaks Süüria, truusi ja alavidi tüdrukud, kes on röövitud. 1 miljon Hiina uiguuri koonduslaagrites. Sudaani tüdrukud, keda vägistatakse ja röövitakse ning poisid, keda sunnitakse sõdima. Lisaks 100 000 nälginud inimesed Jeemenis, lapspruudid ja lapssõdurid. Lisaks 1000 Ukraina lapsed, kelle venelased on röövinud ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika lapsed, keda kasutatakse Ameerika piiri ületamiseks kattevarjuna ning seejärel hüljatakse või müüakse. Lisaks lapsed, keda Iraani režiim tänavatel maha laseb ja tapab. Lisaks 10 000 Briti tüdrukud, keda Pakistani vägistajate jõugud on aastakümneid vägistanud ning miljonid tüdrukud, kellel Afganistanis haridusest ilma jäetakse. Samal ajal kutsutakse mehi, kes keelevad neile hariduse, esinema Euroopa Parlamendis. Ja mitte vähem tähtsad on tüdrukud, keda Gazas abielluma sunnitakse ja keda Hamas seksuaalselt ära kasutab. Miss Rachel ei ütle nende laste kohta peaaegu midagi, kuid tal jätkub jultumust või võib-olla rahalisi motiive edastada oma 5 miljonile jälgijale virisev emotsionaalne palve. Kas keegi ei võiks midagi öelda Gaza lastest? Ta ütleb neile, et nad teeksid midagi, ütleksid midagi, aga ta ei ütle, mida täpselt ega kellele. Ta kütab laste teemaga oma publiku üles, väljendades sügavaid emotsioone ja küsides, kuidas nad saavad öösel magada, kui keegi ei ütle midagi Gaza laste kohta. Mis paneb meid küsima, kellele nad peaksid rääkima ja mida nad peaksid ütlema. Kuhu peaksid nad kogu selle viha suunama? Kellele peaksid nad oma pahameele pöörama? No kellega neil on võimalik ühendust saada? See on õhutamise algtase, poisid. Ärge eksige, ameeriklasi indoktrineeritakse ja Rachel on sellest indoktrinatsioonist suur osa. Teie lapsi tuleb tema eest kaitsta. Ta manipuleerib miljonite inimeste mõtete ja tunnetega üle kogu maailma. Päästke oma lapsed enne, kui on liiga hilja. Ma mõtlen, kas ta räägib üldse mõnest teisest poliitilisest teemast. Ainult siis, kui inimesed talle vastu hakkavad, ütleb ta midagi väikest, natuke, mitte midagi. Sudaan, võib-olla. Ei, ta ei tee seda. Ükskord ma arvan, et ta rääkis Sudaani lastest. Ükskord, sest inimesed hakkasid märkama, et ta ei räägi teistest lastest. Ma arvan, et me peaksime võib-olla raha jälgi ajama ja see võib viia meid Dohasse. See polnud ainult tema. Ma mõtlen, see ÜRO raport, mille üle ta nii väga kurdab, see oli nagu terve nimekiri inimestest, kes juhuslikult kõik postitasid sellest täpselt samal ajal. Peaaegu nagu oleks see kuidagi koordineeritud. Jah, peaaegu.
kes oleks osanud arvata? Ma aplodeerin sulle, Shoshana, sest ta on nii ohtlik, sest see ongi täpselt nende strateegia. Nad ei indoktrineeri ainult üliõpilasi, nad alustavad väga varakult. See vundament õitseb ja areneb ning sellest saab põlvkondade pikkune seotus moslemi vennaskonnaga, islami vabariigiga, poliitilise islamiga, antisemitismiga. Nii et ta sõna otseses mõttes külvab aastakümneteks seemneid, mida on hiljem väga raske tagasi pöörata. Mis on täna Gazas suurim probleem? Täpselt. Kas see, et lapsed kasvavad üles juba esimesest päevast ajupestuna? Õpikud on selle tõestuseks. Olgu, Emily? Minu selle nädala tõbras on tegelikult mõned Iraani Islamivabariigi rahvusliku jalgpallimeeskonna liikmed, kes just mängisid maailmameistrivõistlustel ja just visati maailmameistrivõistlustelt välja. Nägemist. Ma kuulsin, et nad süüdistavad juute. Ja nad süüdistavad kõiki teisi ka, tead küll. Sa tead, kuidas need islamistid on. Aga see on tõesti huvitav nähtus, mida me oleme sellel maailmameistrivõistlustel näinud, sest tavaliselt on Iraani jalgpallifännid tõelised fanaatikud. Nad teeksid kõike Team Melli nimel. Ja on väga kurb näha, mis sellel maailmameistrivõistlustel juhtunud on, sest meeskonna on tegelikult üle võtnud need, kes on rohkem režiimimeelsed. Ja kõik, kes seda ei ole, on kas sunnitud täielikult vaikima või on lihtsalt kadunud. Tegelikult on üks väravavahtidest, mitte põhikoosseisu oma, vaid ma usun, et oli teine väravavaht, kes kadus pärast seda, kui ta astus välja Khamenei ja režiimi vastu, kui nad tegutsesid Iraani protestijate vastu jaanuaris. Keegi ei tea, kus ta on kadunud juba kuid. Aga minu tõelised lurjused, eriti sel nädalal, on Mehdi Tameri, kes on üks Iraani rahvuskoondise jalgpalluritest ja kes tuli just pärast viimast kaotatud mängu välja videoga, kus ta kurtis, et see polnud õiglane. See oli Iraani meeskonna suhtes nii ebaõiglane, et nad ei saanud Ameerikasse jääda ja pidi pärast mängu Tijuanasse lendama. Ärme räägi sellest, et iga NBA meeskond reisid mängupäeval ja pärast mängu igale poole, kuhu nad lähevad. Aga muidugi, sina oled eriline. Ma arvan, et ebaõiglane ei ole mitte see, et Iraani meeskonnale kehtisid piirangud turniiril, mis toimus Ameerika Ühendriikides, riigis, kellega nad on praegu sõjas. Vaid pigem see, et Islamivabariik üritas tuua IRGC liikmeid maailmameistrivõistluste meeskonna ja abipersonali sildi all sisse ning Ameerika Ühendriigid keeldusid mitmest viisast selle tõttu. Ja loomulikult teevad nad siis meedias suure tsirkuse sellest, kuidas neid taga kiusatakse, aga tegelikult ei ole selle olukorra juures ebaõiglane mitte see, kuidas Iraani koheldi. Ebaõiglane oli see, kuidas nad Iraani rahva kannatusi eirasid. Nad rääkisid neist üle, nad ei teinud midagi, et tõsta teadlikkust sellest, mis nende inimestega juhtus. Lisaks tegi FIFA koostööd Islamivabariigiga, keelates lõvi ja päikeselipu. Ma tean, et paljud iraanlased tegid seda ikkagi. Paljud neist visati välja, aga need mängijad on minu nädala tõprad. Sest mõnel juhul, nagu Tamari puhul, keda ma mainisin, on ta tegelikult avalikult toetanud Iisraeli riigi hävitamist, postitades midagi, mis kiidab Khameneid. Ja teisi mängijaid meeskonnas filmiti nende enda sotsiaalmeedias, üles laadimas sisu, kiites Qasem Soleimanit ja homenismi ideoloogiat ning laulmas mõningaid kõige kurikuulsamaid laule. Saate seda kaadrit näha. Asi on selles, et need on Islamivabariigi toetajad. Nad ei vääri midagi. Neid poleks tohtinud isegi Ameerika pinnale lubada. Teie ei ole ohvrid ja te olete kindlasti tõprad. Nii et see on minu selle nädala tõbras. Aga Emily, lihtsalt natuke vastu vaieldes, vaata, mis juhtus naiskonnaga, kui nad julgesid sõna võtta või ei laulnud hümni. Nad kadusid lihtsalt ära. Kas neil on valikud? Kas nad ei ole pantvangid? Neil on valik mitte postitada asju, mis kutsuvad üles Iisraeli hävitamisele, ega kiita Soleimanit ja homenismi oma sotsiaalmeedias. Need on inimesed, kes toetavad režiimi. See on osa põhjusest, miks nad on endiselt meeskonnas. Sest need inimesed, kes ei olnud, kas visati meeskonnast välja või mõned neist ei tahtnudki teadlikult osaleda, sest nad ei soovinud esindada seda, mida see režiim praegu teeb. Nii et 0 kaaslastunnet ja lihtsalt need ongi fännid. Ma mõtlen, objektiivselt on see tragöödia, mida režiim oma sportlastega teeb. Kujuta ette, et töötad kogu oma elu millegi nimel, näiteks maailmameistrivõistlused. See on sinu absoluutne unistus. Kas sa siis ei jõuagi sinna? Sa kvalifitseerus ja siis tead küll.
sa oled sattunud sellesse poliitiliste segadusse. Me näeme sama asja olümpiakoondistega ja probleem on ka selles, et rahvusvaheline kogukond ei toeta neid sportlasi. FIFA ei toeta neid, rahvusvaheline olümpiakomitee ei toeta neid, mitte keegi ei seisa nende sportlaste eest. Neid ei huvita. Ja see on tohutu probleem, sest nende tagakiusamise eest ei vastuta keegi. Täpselt nii. Puudub igasugune turvavõrk. Teine huvitav asi on see, et kõik, mida Iraani jalgpallurid on öelnud, on ilmselgelt ära kasutatud Jazeera ja moslemi vennaskonna propagandistide poolt. Sest nad nopivad välja lõike, kus mängijad ütlevad, et on olnud raske, kuna ülejäänud meeskond ei saanud viisat. Või meie logistika on olnud keeruline. Ja nii võimendatakse seda islamistlikus võrgustikus, et veelgi tugevdada ideed, et Ameerika on kuri. Ameerika on kuri. Need inimesed, kellega sa allkirjastad kokkulepet. Aga kõige hullem, mis sellele lisaks, kõige hullem, mida ma eile nägin, oli see, et AP ja teised peavoolu lääne meediakanalid esitasid seda kui nende südantlõhestavat kaotust pärast tormilist ja rasket aega maailmas. Karikal, ma mõtlen, kõik teised võivad kaotada ja koju minna, aga see on südantlõhestav. Teeme selle südantlõhestavaks. Jah, muidugi. Ühel päeval tuleb peavoolu meediale kohus. Ühel päeval elame selle ära. Shama lootus. Minu nädalatõbras on väidetavalt Iisraeli araablane, kes liitus kellegi vooga, kes on selgelt sionismi vastane. Ja ajab väga kindlat narratiivi, et öelda ja toita vandenõuteooriaid, et F-16 taga oli Iisrael. Nii et see läheb sel nädalal tõeliselt viraalseks. Ja mul on selle kohta 2 asja öelda. Esiteks, kui sa oled Araabia Iisraeli kodanik ja elad demokraatias ning sul on Iisraeli pass, siis oled sa palju võimsam ja sul on rohkem õigusi kui ühelgi teisel araablasel selles piirkonnas. Ja see teeb mulle tõesti südames haiget, kui kohtan Araabia Iisraeli kodanikke, kes alavääristavad Iisraeli riiki või ütlevad, et nad ei tunne, et Iisraeli riik neid esindaks. Kui see riik on tõeline ime, ei puuga kaasas kandmine ja selle kandmine oma käel on auasi, sest sellega kaitsed Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika põlisrahvaid. Ja sina, olles vähemus demokraatlikus rahvusriigis, kannad veelgi suuremat vastutust nende väärtuste kaitsmisel. Teine asi, mida tahan öelda ja mis on veelgi olulisem, on see, et meil on tõendeid, et Islami Vabariik ja moslemi vennaskond värbavad agente seestpoolt. Jah. Et moonutada ja õõnestada kultuure ja institutsioone ning pöörata need riigi, rahvusluse, patriootilisuse ja suveräänsuse vastu. Seega olen valmis kihla vedama, et kui see inimene on tõesti Araabia Iisraeli kodanik, siis ta värvati. Ma ise avastasin hulga selliseid juhtumeid, sealhulgas ajakirjanikke, sealhulgas juudi ajakirjanikke, kes kirjutasid Iisraelis traditsioonilistele juudi väljaannetele ja said selle eest raha Katarilt. Kas nad teadsid seda? See on tõesti väga oluline punkt, sest me oleme sellest kuulnud Iisraeli meedias, kuid see ei jõua peaaegu kunagi Iisraeli meediast välja, isegi mitte juudi meediasse. Ma arvan, et oli üks Haaretsi ajakirjanik, jah, keda maksti kinni, Levinson. Haim Levinson, mina olen Levinson, jah. Ja ta väidab, et ta ei teadnud, kes talle maksis, mis on sama lugu nagu Bibi kontoriinimeste või Ritchie ja selle teisega. Muidugi, nad ei teadnud, kes neid kutsus või neile maksis. Mis pagan toimub? Kui rumal saab üks inimene olla? Vabatahtlikult mulle hunnik raha anda, ilma et ma teaksin. Kas ma saan ka end sinna kirja panna? Vaata, ausalt, me kõik kraabime siin sente kokku samal ajal, kui keegi loobib raha. Kus on Kevin? Kus on meie 7 tonni? Ei, aga tegelikult on Katar selles osas tõesti geniaalne. Nad on loonud täiesti pöörase süsteemi, millest me võiksime tegelikult õppida. Ja. Nad toovad oma rahapesus ja islamistlikud mõjutatud tegevusvõrgustikus ja massinavärgis palju eraldusastmeid. Nii et isegi kui sa üritaksid seda jälitada, muutub see väga keeruliseks. Islami Vabariik teeb. Sama asja, nagu me teame, ja ka siin Iisraelis ei ole mõned eksperdid siin Iisraelis inimesed, keda ma usaldaksin. Noh, on mõned eksperdid, kes tegelikult ei ole eksperdid, vaid teesklevad seda ja on ka eksperte, kes kulutavad rohkem aega Netanyahu kohta kohutavate asjade ütlemisele kui Islami Vabariigi kohta. Me teame, kes nad on. Kas neile makstakse või mitte, seda ma ei tea, aga siin on ka palju pahaaimamatuid idioote, kes ei saa midagi tasuks.
$500 aastas. Ja nad ütlevad, mine ja tee pommitabamuse kohast pilt. Ja nad lähevadki ning saadavad selle ära. Ja need on mingi 22-aastased noored. Nad ei tea, mida nad teevad. See on väga salakaval ja sul on õigus. Ja see on ausalt öeldes väga pettumust valmistav. Minu selle nädala tõbras, ma arvan, et see on kõigi selle nädala tõbras, on niinimetatud raportöör naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla teemal. Tema nimi on Reem Al-Salim ja ta on enesekindel naine, kellele jumal teab, kes selle talle andis. Me teame, et ÜRO on täiesti vildakas ja peseb puhtaks Islami Vabariiki ning kogu moslemi vennaskonda. Talle anti see töö. Ja loomulikult, kuna talle anti see töö, on ta rääkinud kõigist peale Iisraeli naiste, keda vägistati ja tapeti 7. oktoobril. Ta ei nimeta ohvreid, keda on rünnanud ükski islamistlik ründaja. Ja põhjus, miks ta sel nädalal on tõeline närakas ning ta on sel nädalal nii paljude inimeste jaoks närakas, on see, et ta istus ÜRO komisjonis koos ühe erakordse naisega, kellest Shoshana varsti räägib. Tema nimi on Ilana Gravetski, kes rääkis oma kogemusest, kuidas teda vägistati, kui Hamas tema kibutšit ründas. Ja ta vaatas kõrvale. Ta ei vaadanud talle otsa, ta peaaegu irvitas. See oli kurjuse nägu, nõia nägu, see naine. Vaata seda. Mina olen elav tõestus Hamasi seksuaalse vägivalla kohta. Kui mina, teine Iisraeli naine, palusin, et mind ei vägistataks. Miks sa vaikisid? Palun vaata mulle otsa. Kas sa usud meid nüüd? Kas sa palud vabandust? Ja ühel hetkel ütleb ohver, vaata mulle silma. Pane tähele, mida ma sulle ütlen. Ja jälle ta ei suutnud seda teha. Kas sa tead miks? Sest ta elab selles rõhujate ja rõhutute maailmas. Ja muidugi, iisraelastel ei ole kunagi seda luksust olla rõhutud või olla ohvrid. Kui seda naist järgmise nädala lõpuks vallandatud ei ole, siis ma ei tea, kuhu me jõudnud oleme. Noh, me teame, kuhu ÜRO on jõudnud, kus nad palkavad terroriste avalikult. Ja nad noomivad ainult Iisraeli kõigi maailma riikide seast. Muidugi me teame, kuhu nad jõudnud on. Aga see naine, ausalt öeldes, oli raske jõuda Francesca Albanese rämpsu tasemele. Aga sina, kas oled lugenud Al-Salami? Tubli. Ma arvan, et sa oled peaaegu kohal. Sa oled peaaegu sajandi Francesca Albanese rämpsu kuulsuste hallis. Jälk naine. Reem Al-Salim. Sa ei peaks oma töökohal olema. Sa ei ole selle töö jaoks kvalifitseeritud. Sul puudub igasugune empaatia. Sa oled nädala rämps. Kus on naised? Kus on need naised, kes unustades isegi naiste toetamise, seisavad õigluse, täpsuse ja õigluse eest? Kus nad leiavad sellised naised, kes on väga valmis seisma vägistajate ja terroristide poolel? Ma ei saa sellest aru. See video. Ta sündis Kairos ja on Jordaania päritolu. Näed siis, sealt see tulebki miks. Aitäh, Shane, sest Jordaanias on ka palju toredaid inimesi. Aga ilmselgelt mitte tema. Jah, mitte tema. Mitte tema. Okei. Nüüd, kui oleme selle endast välja saanud, lähme meie imeliste kangelaste juurde, sest neid on sel nädalal palju ja lihtsalt liigume edasi. Shoshana, kes on sinu kangelane? Nagu sa mainisid, Fleur, oli ÜROs sel nädalal 2 naist. Üks kangelane, teine kaabakas, mõlemad selles klipis. Ilana Geršesetski, kes oli Iisraeli endine pantvang, astus kaamera ette otse ülekandes ja inimeste ees, kes eitavad tema läbielatud ning rääkis oma valust. Jah, ma ei suuda isegi ette kujutada, kuidas suudaksin end koos hoida, kui inimesed, keda ma tunnen, ei usu mind, ei tea või eitavad ja töötavad minu vastu. Rääkides avalikult sellest, mida ma terroristide käes kogesin. Ja ta on rahulik, ta on väärikas, ta jätkab rääkimist ning vaatab maole silma ja ütleb, vaata mulle silma. Ja palun vaata mind. Ja see naine ei suuda, nagu sa ütlesid, ta ei suuda isegi, teda ei huvita, tahad näha headust ja kurjust. See on ühes videos, just nii see välja näebki. Ja sa pead otsustama, kelle poolele sa jääd.
jah, ma mõtlen, see on tõesti laastav, ma näen, kuidas kõik inimesed X-is teda märgistavad ja teda tõpraks nimetavad. Ja ta eemaldab inimeste märgistusi ja nüüd blokeerib inimesi, sest ta ei suuda selle jälgi etenduse vastureaktsiooniga toime tulla. Ela sellega, aga Ilana nägu lõpus oli see, mis mind tõeliselt puudutas. Esimest korda seda vaadates ma nutsin. Jaa. Sest nagu sa ütlesid, võtab see nii palju julgust, et seista nii vaenulikus keskkonnas ja jagada midagi nii isiklikku. Jaa. Aga ka lõpus on see hetk, kus ta justkui hingab sügavalt sisse, kui ta on rääkimise lõpetanud ja on nagu okei, ma tegin selle ära. Ja see lihtsalt murdis mind. Jaa, noor naine. Ta on noor naine, tead. Jah. Noor naine, kes peab nüüd ülejäänud elu elama selle traumaga ja nende tõprate manipuleerimisega. Kõik nad. Ja. Täpselt. Issand. Olgu. Ta on kangelane ja sa saad sellest tugevamaks, Ilana. Me kõik toetame sind. Kogu riik toetab sind. Me armastame sind. Emily, kes on sinu selle nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on minu jaoks väga ebatõenäoline kangelane. Jätka. Pange tähele, ajalehed, pange tähele. Mis? Iisraeli valitsus. Ma tean, eks? Kuule, kui ma sain eelmisel nädalal hakkama Prantsuse valitsusega, siis jah, selle kummalise ÜRO tõttu sina ei saanud hakkama Iisraeli valitsusega. Kummaline aeg, aga täna on selleks konkreetne põhjus ja see on Armeenia genotsiidi tunnustamine. See on midagi, mida just selle nädala alguses teatas Iisrael. Välisminister Gantz teatas, et ta esitab resolutsiooni, et Iisraeli valitsus tunnustaks ametlikult Armeenia genotsiidi. See võib mõnda teist üllatada, sest arvati ilmselt, et see on juba tehtud. See on teema, mille eest olen ka ise Iisraelis Armeenia küsimuses üsna palju lobitööd teinud. Mul on endal armeenlastest sugulasi, see mulle väga-väga südamelähedane. Ja rahvana on armeenlastele juutidel ajalooliselt kuni tänapäevani väga palju sarnasusi. Mõlemad on kaasaegsed rahvusriigid. Iisrael on ainus juudiriik. Armeenia on tegelikult esimene kristlik riik maailmas. Ja mõlemad ümbritsevad vaenlased, kes soovivad nad kui oma rahvusriigid hävitada. Ja see on miski, mis on mulle tõesti haiget teinud. Nähes neid pingelisi suhteid, ma saan aru, et Iisraelil ja Aserbaidžaanil on strateegilised huvid. Siin mängivad rolli ka teised tegurid. Aga kui rääkida Armeenia genotsiidi tunnustamisest, mis oli Armeenia kristlaste süstemaatiline tapmine, umbes 1,5 miljonit inimest, siis me ei tea täpseid arve. Ja selle panid toime osmanite türklased aastatel 1915 kuni 1917. Nad jäeti oma kodudest ilma, neid vägistati. Mõnel juhul löödi nad risti, kuna nad olid kristlased. Neid saadeti massiliselt surmamarsile. Nad jäeti ilma kogu oma varast, ettevõtetest, kõigest sellest. Ja loomulikult laiaulatuslikud hukkamised ja tapmised, mida me nägime osmanite türklaste poolt, kes pole tänaseni võtnud vastutust armeenlaste genotsiidi eest. Tegelikult on nad füüsiliselt tõendeid hävitanud. Nad on püüdnud seda varjata. Türgis on olnud seadusi, mis keelavad armeenlaste genotsiidi tunnustamise. Kuigi olukord on aastate jooksul paranenud, ollakse vastutuse võtmisest siiski väga-väga kaugel. Ja rahvusvaheline kogukond kipub seda lihtsalt aktsepteerima. Yeah. See on minu jaoks täiesti arusaamatu. Nii et mul on väga-väga hea meel näha, et vähemalt, isegi kui see on liiga hilja, on see ajalooline ülekohus vähemalt parandatud. Ja ma olen Iisraeli üle uhke, et nad tegid selles küsimuses õige otsuse, isegi kui see tuli hilja. Ja ma loodan, et see on uue ajastu algus Armeenia ja Iisraeli suhetes ning et me näeme tugevamaid sidemeid, sest moraalselt ja väärtuste poolest on see kindlasti oluline. Meie rahvaste vahel on kindlasti tugevad sidemed. Seega olen ma selle koha peal tuleviku suhtes optimistlik. Amen. Ja ärgem unustagem, et siin Jeruusalemmas on vanalinna kogukond olnud juba 1000 aastat. Ja? Nad on seal olnud väga kaua. Nad on üks Jeruusalemma linnakvartalitest. Ma saan hästi läbi paljude Jeruusalemmas elavate armeenlastega. Need on imelised inimesed. Suures osas on nad hästi integreerunud. Ja nad teevad fantastilist, kaunist, käsitööna valmistatud mööblit. Okei. Nädala siin. Shama, kes on sinu selle nädala kangelane? Rääkides naistest, kellel on tõeline moraalne ausus, sarnasused ka vaenlaste vahel ning lihtsalt julgus, vaprad, julged naised. Minu selle nädala kangelane on Liibanoni suursaadik Washingtonis. Nadia Ahmad Al-Mawed, keda tunnustas Iisraeli suursaadik Washingtonis.
kes nimetas teda lõvinaiseks, sest ta seisis vapralt ja tugevana silmitsi kriitika ning äärmuslike Hezbollah võitlejatega, kes teda pidevalt ähvardavad. Ja igaüks, kes toetab Ameerika Ühendriike rahumeelse raamistiku suunas või raamistiku suunas, mis viib piirkonnas rahumeelse lõimumiseni, rahu ja desarmeerimiseni. Ja ma tõesti tahan lihtsalt öelda, et selle piirkonna naiste jaoks teie suurim liitlane, kes mõistab rõhumist ja marginaliseerimist, mida olete pidanud taluma 100 aastaid, kui mitte sajandeid, on juudi rahvas. Ja seda on tõesti näha selles vahetuses Marco Rubio suursaadiku ja Liibanoni suursaadiku vahel, kes pidi muidugi säilitama oma enesevalitsuse ja tegema sellest kõik Liibanoni suveräänsuse teemaks Liibanon esikohale. Ja mitte liiga palju naeratada, sest ta ei taha kutsuda esile täiendavat kriitikat. No imeline kangelane. Aitäh! Minu selle nädala kangelane on võib-olla veidi ootamatu, aga pean talle selle au andma. Gwyneth Paltrow. Nüüd, Gwyneth on pärit segausulise perega. Tema isa oli juut, ema mitte. Aga ta kasvas siiski väga selles vaimus ülesse. Osa tema identiteedist oli olla juut. Ta oli üks vähestest Hollywoodi inimestest, kes avalikult nõudis pantvangide vabastamist. Nii et ta on seisnud õigel poolel. Ta ei ole langenud sellesse Hollywoodi eliidi vaba Palestiina jamasse, mida nad peavad ütlema. Ja hiljuti tegi ta minu arvates üsna julge otsuse. Ja jah, loomulikult makstakse talle selle eest. Aga ta läks ja tegi reklaami Iisraeli kinnisvara arendusprojektile Herzlias, mis on mere ääres, ilus koht. Ja see reklaam levis loomulikult kiiresti ning sai ülemaailmset tähelepanu. Ja vastulöök, mida ta on saanud, on olnud karm. Aga ma tahan öelda, et ta on tark naine, kes on loonud heaolust impeeriumi ja tead küll, müüb küünlaid, mis lõhnavad nagu vagiina. Aga tema on naine, kellest on saanud väga edukas ärinaine. Tal on elustiili bränd, ta jätkab näitlemist. Ta oli tegelikult suurepärane filmis Marty Supreme, viimane film, mida ma nägin. Ta mängis seal koos Timothy Chalamet'ga, veel üks uhke juut, lihtsalt mainin. Aga ta on teinud midagi, mille kohta ta teadis, et see toob talle vastu reaktsiooni. Ta ei ole rumal, ta teadis seda. Ja ma olen kindel, et tema agendid ja ärijuhid ütlesid talle, okei, sa teed seda selle Iisraeli ettevõtte jaoks, nad maksavad sulle, aga kogu maailm hakkab. Ja ta tegi selle ikkagi ära. Ja ta ei ole teinud... Ta tegi selle ikkagi ära. Ja ta ei ole käitunud nii, nagu paljud neist idiootidest teevad. Ja tead, ma kavatsen selle tagasi võtta. Natalie Portman, see käib sinu kohta. Ei, ta on tegelikult oma otsuse juurde jäänud ja öelnud, et kõik võivad minema jalutada. Ja sellepärast ma tean, et on kohutav, et tänapäeval teeb juba oma seisukoha juurde jäämine sinust kangelase. Aga tõde on see, et maailmas, kus me elame, teeb oma põhimõtete või otsuste juurde jäämine sinust tõepoolest kangelase. Ja seega, Gwyneth Paltrow, ma ei olnud sinu suurim fänn, aga nüüd olen ma suurem fänn. Sa oled minu nädala kangelane. Olgu. Sa tead, et sa teed avalduse? Ta teadis seda. Sa tead, millest sa ainult segad? Ei, 100%. Ma mõtlen, nagu keegi ütles, need hullud vasakpoolsed juudid lähevad Instagrami ja ütlevad, kõik, mis ma tegin, oli see, et panin üles video Shabbat Shalomist koos oma lastega või bar mitzva foto oma pojast. Ja nüüd kõik tead küll, ma olen nagu, kas te ei saa aru, mis ajad meil on. Kas need poliitikud, keda me pole maininud, sest mis iganes, mis ta nimi on? Veina. Scott Vayner. Scott Skoina ja see teine Brad. Landa, nad on nagu. Ja see teine tüüp, ma mõtlen, vaene Scott Vayner, ta ei oleks saanud end rohkem Iisraelist lahutada. Ja siis sa satud rohkem parempoolse arreteerimise või vähem? Ma peaksin ütlema, tema nägu, see näeb välja, sest ta näeb tõesti juudi moodi välja. Ta seisab, vapustab. Näib nagu ta kõnniks läbi oma ristilöömise. Just nii see välja näebki. Kas sa ei mõtle, sõber? Kas sa ei saanud aru? Kas sa pole kunagi lugenud juudi ajalugu? Kas ükski neist idiootidest ei saanud aru, mida juudi rahvas on 1000 aastaid läbi elanud? Ükskõik, kui palju sa end väänad, et neile meeldida, lihajõust ei piisa kunagi. Kas sa ei saanud aru? Jah. Ja sellepärast olen ma uhke Gwyneth Paltrow üle, lihtsalt ütlen.
tõsi. jah, just seal see ongi. ja just seal see ongi. hästi. aitäh kõigile, et vaatasite Kvoodi ja kohtume teiega järgmisel nädalal. me jätkame palvetamist rahu eest, meie sõdurite turvalisuse eest, nende heaolu eest, kes on saanud vigastada, kõigi heaolu eest üle maailma, kes kannatavad tagakiusamise all moslemi vennaskonna ja teiste kohutavate kurjade tegelaste tõttu. me palvetame kõigi eest ja kohtume teiega järgmisel nädalal. Tši!